see on tseen 28. See on siis vaja natukene siit korrigeerida meil. Kopeerime, nii, kustutame. See läheb, teeme niimoodi, et see läheb. Ja värvid on meil siis subtiitrites eestikeelsed on mustad, venekeelne on sinine ja punane on ingliskeelne. See on lihtsalt selleks, et kui hakatakse neid subtiitreid tegema, siis on aru saada, mis keeles jutt käib. No seal on erinevad riietused, et kõik sõltub tseenist, et vahepeal oli mul mingid siuksed kilepüksid on olnud ja T-särke ja vahepeal on triiksärkid ja noh, kõik sõltub, mis kaardid me teeme, vaata, sellest sõltub ka riietus. Vahest on meil nõnda 2 erinevat tseeni, aga need on nagu ühe päeva tseenid, et siis peab enam riietus sama olema. Toomas, siin on mingi punane vaip, et mis sellega siis nüüd? See punane vaip on see, mis meil oli Õiglus ühel esilinastusel kaasas, see oli meil seal maas. Et meil oli see punase vaiba linastus oli. Ja see punane vaip ootab nüüd, millal tuleb see teine osa välja, et siis ta läheb samamoodi meil sinna maha, sinna ekraani ette maha. Minul on näiteks siin on klapp ja siis selle peal on mul kirjutatud veel. No siin on pandud direktor ja Hector. No pojal on lihtsalt siin Hector pandud ja siis tema nimi. Ja siis selle peal on meil näht suht mõned. Räägi, kuidas kõik alguse sai? Kas sa mäletad seda hetke, kui sa mõtlesid, et nüüd hakkan filme tegema? Jaa, tegelikult see on mul tegelikult väga hästi meeles. Et mul ei olnudki nagu niimoodi, et ma lihtsalt niimoodi, et lõi pähe, vot nüüd ma hakkan sellega tegelema. Aga mul oli niimoodi, et ma täitsa juhuslikult sattusin ühele võttele. Et noh, et ma olin ise ühel külas vaata ja siis üks sõbramees helistab, ütleb, et kuule, et sa ei taha filmivõtetel osaleda. Ma ütlen, mis kuradi filmivõtetel, et ma näitlemisega ei ole tegelenud, ei ole õppinud vaata. Ta ütles, et tule ära, sellepärast põe vaata. Ja kuna võtted olid nii seal suht ühe lähedal vaata, et põhimõtteliselt järgmisel tänaval, nii et ma olin põhimõtteliselt 5 minutiga võtteplatsil. See Maik suhu jäigi vaata ja siis tahtsingi vaata, et suht põnev ja huvitav vaata, et tahaks veel ja siis antigi mulle see seadus, mis Facebookis pead saama näidelda vaata ja siis hakkasin seal neid vaatama, siin on päris palju neid kuulutusi vaata ja siis hakkasin tegema neid taotlusi ja niimoodi ta mul läinud on nii vaata, et noh, et muidugi ma poleks nii palju uskunud, et ma hakkan tulevikus ka ise filmi tegema, et see tuli pigem kõigile üllatusena vaata, et stsenaariumid kirjutasin ja filmi ja veel kultusfilmi valmis saime, mis on juba peaaegu aasta aega nõutud olnud meil. Aga Toomas, see Õiglus ühe lõpp on väga metsik ju. No ta on üsna metsik jah, et noh, muidugi oleks võinud sinna natuke rohkem teha, aga noh, kuna esimest osa lõpu tseene filmis meil Kaius, siis ta sai ise ka šokivalt, siis ta mulle helistas ja siis ta ütles mulle esimene asja, poisid, kas ta oli hulluks läinud või? Et ta ei osanud oodata, et meil siuke action siin filmi lõpus tuleb. Mul siin üks tuttav rääkis, et noh, muidugi ta oli kuskil kommentaari lugenud, vaata, et ma vaata oma poja vaata kaasasin filmi vaata, et talle nagu, kas oli vastumeelne või mis oli, ma ei tea vaata. Kas oli negatiivne või oli positiivne. Pirost oli pigem negatiivne kommentaar, et vaata kaasab oma last vaata filmi, et see ei ole õige või midagi siukest vaata. Noh, mina oleks talle samamoodi selles suhtes nagu vastu veidnud on, et võtta kätte nagu Maik Malmsten. Temal on poeg Frank Malmsten samamoodi näitleja. Noh, et miks temale nagu ei öelda, et vaata, et on poeg, et isa on näitleja, vaata, et poeg ka näitleja, et miks nii ja miks naa vaata. No, kui on inimesel huvi selle vastu ja ta tahab osaleda, no ma ei näe ju põhjust, et ta ei võiks vaata.
et samas on jälle temale kogemus ja kes teab, võib-olla on tulevikus tema karjäär. Aga tavaliselt ma panen ühe tassi peale 4 lusikat kohvi, siis ma panen 4 lusikat ka suhkrut vaata. Siis on asi balanssis vaata. Ta ei ole, samas ta ei ole kange ja ta ei ole magus ka vaata. Palju mõtled, et oi, nii palju suhkrut panen, aga selle suhtes mul on kohvi ka palju siin vaata. Et ma vahepeal ostsin piima kohe kohvi peale, aga kurat see piim läks kohe meil hapuks, mul juba siiversest piima ära viskamisest vaata, et läksin pulbri peale üle vaata, et see vähemalt ei lähe hapuks. Aga see Türgi reisiga oli meil selline lugu, et seal ei saa kaugele ujuda on põhimõtteliselt võimatust, et seal lained lähevad üle pea. Vot. Ja seal ongi nõnda, kui eelmine aasta oli esimest korda isegi türklastel oli see üllatusena. Et kui sa vees kõndisid, ei olnud hullu midagi. Nii kui sa vees seisma jäid, siis sa tundsid, kuidas kalad tuled läksivad sinna. Nad otsid neid surnud naharakke vaata. Ja siis tunned vahepeal oli nõnda, kui sa vees astusid, siis tundsid nagu oleks mingi nõela ots astunud vaata. Siuke torge käib läbi ja tegelikult on kala, mis seal talla näris. Et suurt võimalt oli seisma, aga vahepeal tulid veest välja ja saatid varbad olid verised lausa. Kas sa kohalike türklastega ka suhtlesid? Muidugi, nad saavad vene keelest väga hästi sealt aru. Tuttu fırlattı kalbimi, ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi, zamanla. Tuttu fırlattı kalbimi, ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi, zamanla. Aga me läksime selles suhtes õigel ajal ja me saime kõik suht kopikad eest, sest et neil hakkas hooaeg läbi saama. Ja neil oli vaja kaubast lahti saada, et nad müüsidki väga soodsalt, et näiteks ma toon näite, et seal oli sokid näiteks. 40 paari sokker maksis 5 eurot. Et valisid omale 40 paari ära, neid sokker maksid 5 eurot ja olid kõik. Nii palju või? Jaa, 40 paari 5 eurot. Sa said mingi 10 aasta sokivaru sealt ostetud? Nii, okei. Сейчас мы поставим на место. Он у нас это кто ассистент режиссера, и он поставит на место эти движения у нас. И тогда они камеру поставят на место. Mis sul on siin? Jälgi mängu. Aga teeme su auto raskemaks siis. Davai. Kohe ühine asi. Tegin tühjaks Võta karbi välja ja Hiina sildi küljes. Kuidas made in China? Kuidas sa ostada? Selge, riimi. Kuidas tunne on? Ei, täitsa okei on, et see kui me natuke muutsime, et eelmine oli niimoodi, et nemad seisid ja mina sõitsin kaadrisse, mina olen ja nemad sõidavad sisse vaata kaadrisse. Aga see on loogilisem ka tegelikult. Ja suunate autodel laiali? Siis ma pean natukene vist pöördama sinnapoole ja nemad tuleb pöörata otsa sinnapoole. Me peame natuke edasi liikuma, sinu auto panema umbes 8 meetrit edasi sõitma. Ja siis natukene jääb nina õrnalt sinna laeva poole, aga hästi õrnalt. Ja siis ta kuidagi niimoodi võtab selle raha niimoodi peo sees, siis paneb käe kotti ja siis võtab välja nagu raha ja siis peab kotti tagasi. Ega sul ikka piisavalt raha on, pappi rulli. Sa võid öelda, kas sul ikka piisavalt pappi on või? Sa võid niimoodi ka öelda? Ei, nii ei ole, viisa, see nagu mina peaks ikkagi peab viisakus, peaks ka nagu autoriteet ja viisakus olema. Aga selge, sulle on teil kõik paigas või? Sul raha on. 50A11.
häirekeskus, tere, mis juhtus? Meie tahtsime teavitada politseid, et meil on siin Lennusadamas on filmivõtted, aga meil on vaja pagasnikust vaata relvasid välja võtta, et nad on, et teate, et siin on filmivõtted meil siin ja Lennusadama firma juhid ise teavad, on ka teadlikud, et meil siin see niinimetatud relvaäri tehingu filmile õigus 2. No maksimum 2 tundi, mitte rohkem. Väga hea, see on head. See on hea liigutuskombinatsioon, jah? Aga me peame seda suutma teha mitu korda ka. Jaa, et siis kaader ise tulen siit poolt, kus see must täpp maas on? Kaader lõpeb ise sellega, kus ma panen relvad omale pagasnikus, pagasnik kinni, istun sisse, sõidan kaadrist välja. Siis vaata, siin on ka stopp-märk või siia tekib siis see rekordmärk, see ümmargune, et kas seal on see ruut või ring, sealt tuleb sellest. Okei. Ei no, sa võid igaks juks panna, äkki mul õnnestub paika panna, vaata, et ega see teip sealt leiba ei küsi, vaata. Y bueno, quería mostrarles un poco lo que es el set para que vieran que estamos grabando la película Justicia 2. Más que todo para enseñarles lo que es grabar películas acá en Estonia. Aquí está Toomas, el director. Hola. Hola. Valmistume võtteks. Kaamera käib. 50 A, 1, 2. Ära sõitis. Otsast peale. Valet pidigi keeras. Üks asi on põnevus. Teine asi on, et elu huvitavaks teha. Et siis filmindus ongi nagu sükade söömine, kui sellega valgusteedega siis enam pidama asjast seda kohe juurde ja rohkem ja suuremaid rolle ja kõike sükest. Ja see ongi see, et elu huvitavaks teha, et ilma selleta ma ei kujutakski ette, et varem ma lihtsalt tulin tööl koju, vaata, toad oli korras, töösöök tehtud, pol midagi teha, vaata igavesti siin kodus. Nüüd on vähe tegevus, vaata.